tere jõudu, sõbrad, me oleme täna, läheme Tartu verekeskusesse ja selle lihtsalt põhjusel, et mina olen doonor ja mulle tuleb päris tihedalt tuleb neid verekeskuse poolt teateid, kui aeg saab täis, et meil on võt seda verd vaja, mul on A-negatiivne on siis minu veregrupp ja hästi paljudega ma olen rääkinud sellel teemal, et kus see hoone asub, kuidas seal see toimetamine täpselt on. Osad on käinud võib-olla paarkümmend aastat tagasi doonoriks, nad enam ei mäleta ja siis on ka sellega kaasnenud mingisugused hirmud, et jälgige seda asja, kui sa tuled Tartus doonoriks, siis on eraldi doonorite kohad ja siin selle doonorite koha juures võtad pargid oma auto ära ja kui me läheme sisse, siis sees on võimalik siis auto number sisse trükkida ja see läheb automaatselt siis sellele parkimise teenuse pakkujale. Et neid on siin jah, omajagu neid parkimiskohtasid. Hetkel praegu on keskpäev. Kell on hakkab 12:30 saama ja üllatus, lõuna ajal, küllaltki paljud lõuna ajal ka käivad verd andmas. Nii et sõltub sellest töö iseloomust. Siin on ka loomulikult selline moment sees, et kui sa oled verd andnud, et siis väga füüsilist tööd ei soovitata teha. Kui sa kontori laua taga oled, kui sulle nagu kõik sobib, siis loomulikult eks see kõik sõltub enda enesetundest. Mul on olnud küll ja küll sellised olukordasid, kus peale doonoriks olemist ma olen läinud veel bodypumpi andma ja mitte ühte, vaid lausa 2 bodypumpi ja ei ole probleemi olnud. Ma tunnen üldjuhul alati ennast peale doonoriks olemist väga hästi, et ma tulen siia poole, siis on siit ka näha, et me oleme siis, see peaks olema B-korpus, Maarjamõisa haigla B-korpus, et uksest sisse ja hästi oluline on siis, et dokument kaasas oleks. Need peaks olema siis need verekeskuse kastid, siin peaks need veri sees olema, et keegi nende kastidega praegu toimetab. Ma võtan oma isikukaardi välja. Seal meid juba oodatakse, ei ole päris nii, et läheb nagu suvaliselt sisse, aga et siis oli neil palve õdesid väga mitte filmida, et mina olen siis nagu see staar, kes siis annab seda verd. Ja siin mind ka kindlasti oodatakse. Tere jõudu. No nii ma tulin verd andma. Meil oli siin jah see teema, et me teeme väikse sellise ülevaatliku saate, kuidas see vere andmine käib. Meil eile oli hästi suur selline seltskond koos, kes on vanad doonorid 20 aastat tagasi käinud ja nad küsisid mu käest lihtsaid asju, et kuule, mis see nüüd toimub, kus see asub. No siis me teeme neile sellise mitmes. Nüüd on ükskõik ja varem oli niimoodi, et oli numbrite järgi. Ja siia nüüd me peaksime toksima sisse oma autonumbri. See on nüüd see sama asi, mis ma seal parklas ütlesin. Kui me selle ära unustame, ma vaatan siin, mis meil see number on. Siin on selline veider seis, et ma panen siia autonumbri, millega ma ise ju tegelikult ei sõitnud. Mina tulin jalgsi siia, aga operaator tuli autoga ja okei. Europarkla ja okei. Europarkla ametnik siis näeb. Aga nüüd tuleb kõige põnevam osa. Tuleme igasuguseks siia poole, äkki keegi tahab siin ka veel täita. See on nüüd küsimustik, mis puudutab siis isikukood kõik enne. Nii, see isikukoodi teema on niimoodi, et mõni ütleb, et isikukoodi kuskil avalikult ei tohi nagu näidata. Samas jällegi võtta internet lahti. Nii, jaatame küsimusi. Kas te tunnete ennast tervena ja loovutate verd vabatahtlikult? No see oleks ka nagu veider, kui ma sunniviisiliselt siia tuleks. Ja ikka. Kas te olete ka varem doonorina verd loovutanud? No ikka olen päris palju kordi juba, see on mingi, ma arvan, 60 korda. Kas teil on kunagi olnud vere loovutamine alaliselt keelatud? No ei ole sellist asja. Kas te olete vere loovutamist ja vereohutust käsitleva informatsiooniga tutvunud aru saanud? No ikka olen, et kas te kaalute vähemalt 50 kilo? Ja hetkel on mul kaal on kuni 86, 85-86 vahel. Jah. Kas teile on selline töö või harrastus, millega tegelemisel te võite pearinglust tekitada ohtu ennast ja teisi inimesi, kui see on mingi ühistranst, alve sukeldumine, juhtimine, õhusõiduki juhtimine ei ole, mul ei ole sellist tööd, ma ei ole piloot. Nii. Kas te olete põdenud või põete praegu südamehaiguseid, rütmihäired, infarkt, südameklapi? Muide, mul ühel vanal klassivennal oli paar nädalat tagasi oli infarkt
insult ja infarkt, on ju. Aga noh, mees on ka selle nimel pingutanud, et endale see, ütleme, oma tervist rikkuda. Ei ole. Kas te olete põdenud või võite praegu minestusi, krampe, ajuvereringe häireid? Ei ole väga korras on. Kas te olete põdenud, põete praegu verehaiguseid, kestvaid verejooksu, eritsusi, tromboosi? Ei. Kas te olete põdenud praegu neerude ja kuseteede haiguseid? Ei ole. Praegu nahahaiguseid, aknepoor, lööbed, allergia, astma ei ole. Kas te olete põdenud, siis on kasvajalisi haiguseid, suhkrutõpe? Ei ole. Nii, siis kestvat kõhulahtisust, mao ja 12 sõrmiksoola haavantõbe. Ma isegi väga ei kujuta ette, millised need nagu füüsiliselt välja näeks, ei ole. Kas te olete põdenud, põde praegu muid kroonilisi haiguseid? Ei ole. Suguhaigvad, nüüd tulevad põnevad küsimused, tuberkuloos, malaaria, nakkushaigused. Ei, aga nüüd läheb põnevaks. Kas te olete pärast eelmist vereloovutust viimase 12 jooksul haigestunud, arsti juures käinud, haiglaravil viibinud, operatsioon? Ei. Kas teiega on viimase 4 kuu jooksul läbi viidud meditsiinilisi uuringuid, protseduure? Kas minuga on mingeid inimkatseid tehtud? Ei ole. Kas te olete viimase kuu jooksul kasutanud mingisuguseid ravimeid? Tõenäoliselt ei ole. Tõenäoliselt selles suhtes, et vitamiinid, mineraalid, need on midagi muud, see ei ole nagu retseptiravim. Või üldse, me räägime ravimid. Kas te olete kunagi kasutanud suukaudseid ravimeid, akne? Ei ole. 2 kuu jooksul on teid vaktsineeritud? Ei ole. 2 kuu jooksul on teid hammustanud puuk? Ei ole. Kõik läksid puuki on see aasta palju. Minul oli ainult 1 või 2 puuki nägin see aasta, kuigi ma käin iga päev metsas. Kas teiega on viimase kuu jooksul teostatud hambaraviprotseduure? Ei ole. Kas te on nahavigastusi, haavandeid, põete te ohatist? Ei. Kas olete teie ise või on teie seksuaalpartner kunagi süstinud endale uimasteid, steroide, hormoone või muid preparaate, mida pole määranud arst? See on selline küsimus, et ma ei tea, et mingitel vendadel on seal võib-olla 30 aastat tagasi mingid asjad, et tekkis lihtsalt arutelu, et mis, kuidas. Ei. Kas olete teie ise või teie seksuaalpartner kunagi olnud kasvu ees seksuaalvahekorras, prostitutsiooniga siis tegelenud? Ilmselt mitte. Aga vaat sellised küsimused on ja tegelikult vere loovutamisel on need väga vajalikud ja see ongi see inimese aususe küsimus, et kui ta on selliste asjadega tegelenud, siis nii, kas olete teie ise või teie seksuaalpartner kunagi põdenud hepatiiti või saanud HIV-testi positiivse tulemuse, ehk siis sa saad HIV-testi positiivse tulemuse? Ei ole. Nii, kas te olete viimase 12 kuu jooksul viibinud kinnipidamisasutuses? Siin on selline küsimus, et nüüd on sellest juba üle aasta möödas, aga eelmine aasta mul oli see, et mis mõttes, et kui ma seal loengut pidasin kinnipeetavatele, et seda ilmselt ikkagi arvestatakse, et kas ma olen olnud ise kinnipeetav? Ei. Kas olete viimase 4 kuus kasutanud uimasteid? Ei. Siin on jälle see küsimus, et kui mul mingid naabrid metsa all kanepid tõmbavad ja ma lähen metsa alla ja kogu õhk on selline nagu paks kanep, siis oled seal pool pilves, et kas see nüüd läheb passiivne ei ole ilmselt siis selline õige kasutus, aga lihtsalt selline mõttekäik. Kas teil või viimase 4 kuu jooksul on olnud mitmeid seksuaalpartnereid? Vot siin on selline küsimus, et ütleme nii, et partner ei pruugi sind nendel teemadel kurssi viia, informeerida. Et kahjuks jah, vanast hallist ajast mul on selline kogemus olemas, on juba palju aastaid tagasi, aga ilmselgelt see sellel ajahetkel oli saladus. Nii et siin on jällegi see, et sa ise võid aus olla, aga partneri osas tihtilugu on, või sõltub jah, millises suhtes parasjagu oled. Ei. Kas teil või teie seksuaalpartner on 4 kuu jooksul olnud uus seksuaalpartner? Jällegi tervitan oma abikaasat. Ei. Kas teil või teie seksuaalpartner on viimase 4 kuu jooksul olnud vere või verepreparaadi ülekandeid? Ei ole. Kas teil või teie seksuaalpartner viimase 4 kuu jooksul olnud naha või limaskesta kokkupuudet võõra verega? See on jälle see, et ega sa tihtilugu ei, see on jällegi,
kui sa nüüd otseselt kuskil keegi mingi üleni verine ei ole, aga selliseid mingisuguseid arve või vigastusi, neid ikka tuleb ette, seda on, loomulikult juuksekarva lõhki ja ei. 4 viimase tätoveerimist, naha augustamist, naha läbistatud meetilisi protseduure, ei. Partner nõelravi kordukasutatavate nõeltega. Ma isegi ei kujuta ette nõelravi kasutatavate nõeltega. Ma ei tea nõelravist mitte midagi. Ma lihtsalt tekkis siin küsimus. 4 kuu jooksul olmekontakte hepatiidi haigega. Tõenäoliselt ei ole, kuigi ega hepatiidi haige mulle ei ütle, et mul on hepatiit, tule kallistame. Kas te olete viimase reisinud väljaspool Euroopat? Vist ei ole. Nii, kas olete viimase 28 päeva jooksul viibinud väljaspool Eestit? Ei ole. Kas olete kunagi viibinud väljaspool Eestit 6 kuud järjest või kauem? Selle USA teemal ma olen rääkinud, kuna see toimus niivõrd ammu, kui ma siia panen siis ma pean selgitust andma, aga USA-s ma olen elanud ja see oli 90-ndatel, nii et sellest on juba väga palju aega möödas, see on eelmisel sajandil, nii et ma panen praegu ei, sellepärast, et muidu ma pean seal lauas hakkama jälle uuesti kordama seda, nad ütlesid, et see rong on ammu läinud. Kas olete viibinud? See on huvitav. 1980 kuni 96 aastal Suurbritannia 12 kuud või rohkem. Et vanal Vene ajal, kommunismi ajal, inimesed ei käinud reisinud Suurbritannias näiteks. Aga nüüd on tulnud inimesi, kes tulevad siia doonoriks ja ongi võib-olla Suurbritannias sündinud. Ei. Te olete Suurbritannias vereülekandeid pärast 1. jaanuari 1980 ei ole. USA-s ja Suurbritannias ma muidu käinud iseenesest, kas teid on enne kasvuhormoonidega või teil on kunagi siirdatud? Ei ole. Kas teie suguvõsas on seda hullulehmatõve? Teadaolevalt ei ole, kuigi mõni sugulane näeb ei ole kahtlane välja. Ma kinnitan, et olen eelpool küsimustega, ma olen nendest aru saanud ning ausalt oma parimat jah. Ma olen arvamusel, et minu veri, tead see küsimus, mida me siin umutasime, et kas ma olen maganud teise mehega, seda nad enam ei ole, see oli minu arust veel mõned kuud tagasi, ta vist veel oli, aga seda küsimust ei olnud. Jah, olen teadlik kõrvalnähtudest, jah, ma olen kohustanud, jah, ikka olen kohustanud, ma annan nõusoleku, annan ja ma luban, muidugi ma luban, ma annan kõik ära, mis mul on täidetud. Ja nüüd ma lähen lauda tagasi ja vaatame, mis edasi saab. Siin nüüd on tuli korraga palju rahvast. Nii. Nii, aitäh. Ma küsiks üle. See on õige telefoninumber, mis siin on? Jaa, see on olnud aastast 2000, siis kui sai telefoninumbrit ise valida simpelkaartides võtsid, sest see on sellest ajast. Nii, et aga te olete see Aperisi donori nimekirjas ka? Jaa, olen. Ja siis on seal märge, et telefoninumbri ei ole kätte saada. Aga samas jällegi need sõnumid, mis mulle tulid selle kohta. Aperisi, ainult helistame. Siis on võib-olla ma kartsin, et on mingi petukõne, et keegi tahab minu PIN 1, ainult verd tahavad. Anna verd, aga PIN 1 ära puudu. Aga samas need, siis on selles suhtes, et ma olen mõne numbri suhtes vaatan kahtlustav, et seal, et mis on. No nii, aga läheme edasi ja saan siia tulla. Aga vaata, et oli kokkulepe, tõdesid, väga ei filmi. Ja nüüd ma räägin sulle Tank sellest ka, et ma enne siia tulekut jõin energiajooki. Ma tavaliselt ei joo, aga nüüd ma jõin kindlasti selle pärast, et see pulss oleks mul vähemalt 50. Ta jääb tõenäoliselt alla 60 nagu tavaliselt, aga näiteks see pulsikell, see näitab mulle, et mul on 80 kuni 100 rauas ja öösiti, täna öösel oli mul 37, 38. Ja siin tekibki küsimus, et kui ma siin saan numbri, mis on alla 60, siin näitab kell on 80 kuni 100 on mul pulss, siis mul tekkis lihtne küsimus, et mis mul siis öösel tegelikult siis on, kui see näitab tõenäoliselt rohkem. Et 25 või ma ei kujuta ette. Nii, kuidas nimi on? Imre Vähi, 77. Vanemad panid ilusa nime, ütles paneme poisil ilusa nime, siis on ilus poiss. Teie
tervis olnud on? Väga korras on kogu aeg. Ei ole, no Arsti juures käinud? suve, suvi, päike ju paistab ja arsti juures ei ole ka käinud. Ravimeid tarvitanud? Ei ole, Ega puhki pole olnud? ei ole, Vist ei, naha peal mingit haavanud? ei ole täitsa puhas poiss. Selline igav vend. Ja kuskil reisimas? Ei ole käinud. Hästi. Siis võib harjuda siia. Nii. Ja. Me teeme jah sellise õdede nõusolekul sellise ülevaatliku video. Nii paljud küsinud. Noh, mõned on paarkümmend aastat tagasi doonorid olnud, et kuidas see nüüd on ja no siis näitamegi kõigile, et mida me teeme, kuidas me teeme, kui äge siin on. Nii. Tuleb see pulsi osa, see on alati selline. Tunned, kuidas biitseps hakkab kasvama. Biitseps läheb mehiseks. Pigem alla 60 tuleb. Suht rahulikult tuksub praegu. Ja seda tingimusel, et energiajook on sees. 58. Ja pulsikell näitab, mul kuivalt näitab mingi 90 või 100 puls. Ja siin on 58. Ma mõtlen ühe veel, sest ta näitab, et südamerütm on ebaregulaarne. Mul on juba... Võib-olla, kui te rääkisite. Okay. Sellest ta võib lüüa kuidagi sassi. Näeb ühe korra lihtsalt. Nüüd mul hakkas süda kiiremini. Süda võib ka muidugi ebaregulaarne olla energiajookide tarbimisest. Nii, nüüd tehakse sõrme sisse auk. Kui kalal käid ja lante vahetad, siis on sõrmed on auke täis, kõik verd jookseb kiiruga ka veel, kui sõltub ilmast, siis konksud. Nii. 152. No nii. Siiani on kõik hästi läinud. Nüüd, kui siit sellest ruumist läbi saad, siis juba võid hakata verd loovutama. See on nagu, siit antakse alati nagu oma nõusolek, et ühe korra vist mul on olnud mingisugune, ühe korra oli niimoodi, et noh, nibin-nabin, et ma pidin siin ümber maja jooksma, et seda pulssi kõrgemaks saada, just üle 40 oli, või isegi üle 50, mingi siuke number oli, et nad ei taha lasta, et üks noor õde oli siin, ta vaatas mind niimoodi hirmunud. See oli see päev, kui mul alla 40 oli reaalselt rauga, siis ta nagu vaatas mind ja vaatas oma aparaati ja ta oli murelik. No nii hästi. Jaa, ma võtan ka Simone. Kui äge, või kui äge. Sama ilusat päeva jätku. Jäta nukke lahti. No nii. No nii hästi. No nii, jõudu. Oh, näed, kõik ruumid, need on vabad praegu. Ma panen need siia vist, on ju. Ma panen sellega siia. Ja vasakut kätt, ma annan tavaliselt vasaku käe. Kui perenaine lubab, siis ma tulen siia vasakule, siia sellele poolele. Muide, siin on eraldi on veel siis... No nii, aga... Ai, ta on see nagunii teiste asjade juures, mu see mahlapakk on selline.
No siin ongi nagu see küsimus, et ma tean inimesi, kes on üleni täis tätoveeritud ja siis see on ju, ta ütleb mulle, et ma kardan nõela, ma ütlen nagu, sa oled nagu nõelapadi, elav nõelapadi, sa kardad nõela. Et aga jah, praegu ütleme siin nüüd tiksudes esimene doonoriks olemine oli nagu väga paljudel meestel ajateenistuses 97 juulis, kus siis noorte ajal meil oli, määrati hommikul mingi tohutus koguses, kas 1000 või palju neid kätekõverdusi pidime päeva jooksul tegema. Aga siis olid head meedikud, tulid meile sinna pataljoni metsalaagrisse ja ütlesid, et nüüd on nii, et kas te tulete doonoriks või te teete oma need 1000 kätekõverdust päeva jooksul. Ja tollel hetkel oli vist 100% nõusolek kõikide ajateenijate poolt, et jah, me tahame doonoriks saada. Ja tehti siis see esimene doonori sutsakas ära. Peale seda, noh, ma olin ajateenistus sai läbi, siis ma olin USA-s olin, siis kuna ma sealt tagasi tulin, alles siis, kui ma tegevteenistusse läksin, seal alles mingi peale 2000. aastat vist, siis ma läksin uuesti, ma ei tea, see oligi sama, et kollektiiv otsustas, et nad on siis peastaapi vist tuli see meedikute seltskond ja siis seal oli võimalis jälle doonoriks olla. Saame tuttavaks, kuidas nimi on? Imre Vähi vanemad panid ilusa nime. 77. A-negatiivne. Vaata nüüd ma jäin jah lobisema tavaliselt, ma kohe nagu ütlen asjatundlikult räägin. Aga jah, sain märgi, sain mingi eelmine või eelmine aasta, et 50 korda olen käinud doonoriks ja üldiselt jah, mingi aeg ma käisin iga 2 kuu tagant, aga siis hakkasid mingisugused näitajad seal natuke alarmi andma ja pigem siis las ta jääb nagu 2,5-3 kuu peale. Ise nagu ei tunne midagi, kõik on nagu korras, kõik on nagu Norras. Et nii, padi on ilusti pea all. Ühe korra minu praktikas on olnud nii, et see nõel läks mingisuguse, ma ei tea, närvi mingi asja peale. See oli nagu terve see protsess oli niisugune, no ütleme nii, et ebameeldiv. Ja siis pärast arst ütles, et no mul oli juba niimoodi, et pisarad jooksid ja need olid mul rõõmupisarad. Ja siis ta ütles, et aga me oleks võinud ju vahetada teise augu teha sisse. Aga muidu on nagu täitsa chill. Ja noh, muidugi siia ei saa ka tulla need inimesed, kes väga verd kardavad. Mõnega on niimoodi, et nii kui ta nõela või verd näeb, siis on nagu kuku piilu. Kogenud käega tehti selline väike sutsakas ja siin ma nüüd olen ja tiksun, et noh, see ongi nagu see küsimus, et võib-olla ma olen nagu paha inimene, võib-olla noh, ma ei tea, mul on võib-olla must minevik, aga see on nagu see, millega ma saan nagu mingisugusegi heateo teha ja võib-olla on just seda minu verd kellegil vaja. Täna õhtulgi näiteks keegi on hädas ja siis, aga meil on vend vähiveri, see on super veri, ma ütlen, see vend ise ka on super vend. Ja nad juba hakkas mingi asi siin undama, mõtlen. Kotti jooks. Jah, tegelikult kui vähegi tervist on kõik need küsimused, mis seal olid, et sa vastad nendele nõuetele. Noh, seal ütleme mõne küsimuse puhul ongi see, et kui sa oled Eestist väljaspool käinud, noh, neil on vaja nagu täpsustada. See ei ole nüüd see, et ma olin mingi, ma ei tea, 3 kuud tagasi Lätis on ju, et ma äkki nüüd ei kvalifitseerusi ja et need lihtsalt täpsustatakse. Aga jah, kui sa käid seal võib-olla mingis Aasia riikides või kuskil mingis Aafrikas, kus on noh, mingisugused haigused, siis loomulikult see võetakse luubi alla. Et aga jah, kehakaal peab ikkagi olema nii, et see oleks alakaaluline. Siis on kindlasti on seal just need igasugused arsti, ravimid on ju, kõik see, kes sa oled olnud haige, millised haigused, et noh, seal oli päris huvitav nimekiri. Ja noh, on asju, kus sa noh, ei tea,
aga noh, see, mis sa nagu arvad, et võiks olla, sest nii sa täpselt nagu paned ka kirja. Ka me ei ole ju selles suhtes selgelt nägi. Ja näed, kuidas pumpab, veri tuleb korralikult, asi käib siin, töötab, on. Et teinekord on niimoodi, et praegu on hea vaikne rahulik. Et me tulime siia ruumi, siin on 4 doonori kohta, siis olid kõik vabad. Nüüd on vaikselt jällegi inimesi juurde tulnud, aga näiteks kooli ajal, nad ülikooli kursuste kaupa tulevad sisse näiteks ja teevad selliseid doonoripäevi. Et siis need, kes on sellised lihtsalt harrastajad, nendel on üsna nagu keeruline siia pääseda. Paar korda ma olen näinud, tulen siis sisse vaatanud, rahvast on niivõrd palju, mul on ainult mingi pool tundi aega, siis ma olen nagu küll öelnud, et okei, siis see on nagu vahele jäänud. Mis veel? Tegelikult tavaliselt küsitakse ka seda, et mul siin tõin nüüd välja selle energiajoogi, just pulsi pärast, aga söömise koha pealt ka, et ta ikkagi hea, kui sa oled midagi söönud. Võtsin hommikul pudru sisse, see kõige parem lahendus. Ja tänasel päeval tõenäoliselt ma saali ei lähe, küll aga liikumist tuleb ikkagi omajagu. Vaatasin just enne pulsi kella, mul on täna 9000 sammu tehtud, mis on minu kohta selline tagasihoidlik number. Et liikuma peab nii või teisiti. Ja kõik see, mis puudutab seda doonoriks olemist, siis siin ongi see küsimus, et tihti küsitakse või apelleeritakse sellele, et kui sa oled doonor olnud, et siis peale seda mõni on olnud, tol on jube halb olla. Võib-olla ühe korra oli halb, aga võt ongi nagu see, et sellist ühest korrast ei maksa nagu mingisuguseid reegleid paika panna. Minul on vastupidi, et mul on nagu alati, kui mul on doonoriks olnud, mul on väga hea on olla, et mitte nüüd selles suhtes, et ma olen mingi jooksen kuskil eufooriaid ringi, aga lihtsalt ise tunned, et väga super, hea enesetunne. Nii et pigem ma ise arvan minu enda järgi, et see nii-öelda uue osalise vere loovutamine, see pigem tuleb kasuks. Kui sa hakkad internetist vaatama neid mingeid artikleid, siis on täpselt seinast seina. Ühed ütlevad, et oi, see ei ole ikka väga hea ja teised jälle ütlevad, et just see väga super. Et ega ma ei teagi praegu, kui palju inimesi näiteks Ukrainas verd annab. Ma arvan, et seal on juba ikkagi kuidagi seadustega reguleeritud, et see arv, mis oli enne 20. aastat, et see on ikkagi väga-väga suur. Te olete näinud sellist multifilmi Beavis ja Butt-Head. Need tüübid läksid kahekesi, läksid verd andma. Ma mäletan jällegi nad kuskilt telekast vaatasid, et ei ole pullvärk, et ma ei tea, kuidas nad sinna verekeskusesse sattusid. Ja siis pandi neile samamoodi kotid, aga see õde, mingi prillidega õde, see hakkas telefoniga lobisema ja need vennad tiksusid mingi, ma ei tea, tund aega. Need verekotid olid mingid sellised suured kotid, suuremad kui tüübid ise olid. Ja siis lõpuks õde avastas ja siis pandi nüüd, et vastupidi tiksuma ja siis vanad läksid verekottidega, kõikisid koju, suured kotid olid seljas, et ma ei tea, kes selle asja nagu välja mõtles, aga see vend oli geenius. Siis ma vahepeal siis seda palli pigistan, et see veri pumpaks paremini. Aga vahepeal tavaliselt õde käib küsimus, kas kõik on korras, kas kõik on terve, aga kuna ma siin nii reipat lobisen, siis see küsimus on mõttetu olema ausalt. Et vennal on näha, et on jutukas ja ei ole nagu häda midagi. Ta siin veel tiksub. Et väga paljud kes on olnud doonorid, tõesti kas või ajateenistuse ajal, siis ma usun, et see, mis me siin täna selle video kokku panime, et sa saad ikkagi päris hea ülevaate ja samamoodi, et kui sul on pereliikmeid, kes kvalifitseeruvad doonoriks, võiksid nagu siia tulla, siis tule koos perega ja kui sul nagu perega nagu mitte mingeid muid ühiseid hobisid ei ole, kui 2-3 korda aastas mingi Salmer Seiki minna, et aga miks mitte hakata regulaarselt verd käima andma, see on. Ainult sa pead arvestama sellega, et siis peaks nagu tervis ikkagi mõlemal korras olema. Samas jällegi üks annab ja teine on juures ja saate nagu maailma asjadest rääkida, kõik, mis teil on hingel, et selline pereteraapia.
lapsed on jah, seal on see vist vanusepiirang on seal ka, peaks nagu taga olema, aga ma selles suhtes jään vastuse võlgu, et kui vanalt saab doonor olla? 18 on see aasta, ütleme see vanus. Et 18, vähemalt 50 kilo raske, et mingid sellised normid on. Mul tundub, et mul hakkab siin varsti läbi saama, sellepärast, et pannakse kummikinded juba kätte. Kui ma alati kummikindaid näen, siis tuleb see Istanbuli lennuväli meelde. Do you have something declarate? No, yes, please come here, sir. Kummikinnas läheb kätte ja siis vaadatakse sinu isiklikud asjad üle. Nii ma olen selle palli ära. Enesetunne on väga hea. Meil on siin veel jahan, ütleme nii, et kui sa selle vere oled loovutanud, siis külvatakse siin kingitustega üle. Sa saad sellise väikse sellise kingituste sedeli ja siis sa oled nagu laps kommipoes, vaat valida igasuguseid asju. Minu lapsed arvavad siiamaani, et issi on mesilane, et kuskil ta käib, mingisugust metta toob, aga kus see mesi pärit on, seda nad nagu ei tea ja see neidist väga ei huvita ka. No nii. Ükskord ma käisin selle sidemega, läksin lõunakasse, suvine aeg ja siis ma mäletan, kuidas mingi vanem mees ja proua läksid ja proua ütles mehel, see poiss on narko. Päriselt nagu. Ja nad olid mõlemad surmtõsised. 3 tunnisid, et pealt hoidin rahulik. Ja. Nüüd läheme ümber maja jooksma. No nii, aga aitäh. Väga äge. Super. Ja ma võtan siit selle mahlapaki ka. Selle mahlapakiga niimoodi, et kuna mul on 3 tütart, siis nad ilmselgelt hakkavad selle paki pärast kodus kaklema. Ja taega. No nii. Nii. Teil on siia tekkinud mingi Olümpia spordimuuseumi kinkekaart või? Ai, see on lihtsalt informatiivne, ma seal hiljuti olen käinud, aga on sellised võimalused. Näed, seal on mett, seal on mahla, seal on šokolaadi, aga mesi on see, mis mind köidab. Praegu seal on üks kunde on seal, praegu näitab pilte. Näitan, näe, siit saad ka endale tegelikult kleepekaid. Aitamine on veres, erinevat värvi. Et ei teagi, ma võtan 3 tükki, igale tütrele võtan 1. Aga näiteks Tartu vangla kleepekad on sellised, et vanglas näeme mesi, ja. Ja see on selline näha, et ta on kergelt kristalliseerunud mesi, et ta ei ole mingisugune selline siirup, et see on ikkagi korralik asi. Nii väga hea. Ja siin on niimoodi, et siit saab tegelikult kohvi, kui vaja, aga vaata, mina ei joo kohvi üldse. See on ka põhjus, miks ma energiajooki joon, ma ei joo kohvi üldse. Ja just enne Silja tulekut, et kohvi saab, sa saad istuda, saad näed jõe kaldale, saad kaasa elada tema tegemistele, teed saad näiteks, et väikse sellise kokkuvõtte ka. Tulge kindlasti sõbrad verekeskus, kodukoha järgsesse verekeskusesse, Tartus on see siis Maarja mõisas. Ma usun, et te saite ülevaate, põhjaliku ülevaate, mida, kuidas siin toimetatakse, millised kingitusi teile siin jagatakse ja pluss siis see teile enesetunne ka, et minul on näiteks enesetunne praegu väga hea, et mul on täna pikk päev ees ja otseselt puid õhku ma ei lähe kuhugi. Igal juhul sõbrad, ma ei tea, ma loodan, et see ei sega see telekas meid, et igal juhul sõbrad, loovutage oma verd, viige ennast kurssi. Ma usun, et sellest tänasest videost oli teile kasu ja kohtume juba mõnes teises sellises ägedas kohas. Olge tublid!